Tere tulemast Arhitektuurimuuseumi loengusarja Elav ruum selle hooaja esimesele loengule ja minu nimi on Triin Ojari ja mul on erakordselt hea meel tervitada meie hooaja esimese külalisena Raul Kurvitsat. Tema ise täis ilmuses teie ees ja Rauli kohta võiks muidugi palju öelda, aga lühidalt siis kõige olulisemad punktid, miks ta võib-olla on ka meie loengusarjas, on see, et aastal 1984 lõpetas ta toonase kunstiinstituudi siis just nimelt arhitektina ja pärast seda töötas tervelt 4 aastat Eesti riiklikus projekteerimisinstituudis tööstusprojekt koos oma kursusekaaslase Urmas Muru ja mõnevõrra natuke vanema kolleegiga, aga kes ka hilisemas elus väga oluline, et temale oli Peeter Perega. Et selline tore kolmik seal töötas. Raul Kurvits on eelkõige tuntud mitte võib-olla nii palju kui arhitekt, aga eelkõige siis kunstnik, performance'i kunstnik, installatsiooni kunstnik ja kõik need 80. aastate teisel poolel uued terminid, uued kunstivormid, mis Raul Kurvitsa juhtimisel siis Eesti kunstimaailma toodi ja eelkõige siis märgiline rühm T asutaja koos Urmas Muruga aastal 1985. Raul Kurvits on ka üks 3 kunstnikust koos siis Jaan Toomiko ja Siim Tanel Annusega, kes esimest korda esindas Eestit Veneetsia Biennaalil aastal 1997 ja palju kõneainet ja sellist asiotaaži tekitas ka milleeniumi vahetusel aastal 1999 siis Tallinnas Vabaduse väljakul ja kunstihoones ja kunstihoone galeriis selline totaalne kunsti personaalnäitus ja siis võib öelda, et siis ka sinu arhitektuurne objekt Kotutute katedraal Vabaduse väljakul, mida sa hiljem vist ka paaris muus kohas Euroopas ehitasid. Jeruusalemmas ja Torontis. No nii. Siis pärast seda uhket sisenemist Vabaduse väljakule olid sa 2 aastat Eestist eemal, Ameerikas, New Yorgis. Ma ei tea, õnne ja kuulsust otsimas ja siis tagasi. Ja kindlasti on paljudel veel meeles ka aastal 2013 toimunud suur isikunäitus Eesti kunstimuuseumis Kumus, mis jällegi sellise Raul Kurvitsa kui erakordse võin öelda superstaari, et siin on päris palju selle nimega, nii palju kui ma siin viimastel päevadel olen kirjandust ja tekste lugenud, et siin on kõige rohkem selle nimega tituleeritud, öeldes koguni, et Eestis rohkem sellist mõõtu staare, kes ka sellist hoiakut või elu elavad ei olegi kõrvale panna. Ja täna räägib Raul Kurvits meile, kes muide töötab nüüd jälle täiskohaga ja juba aastaid Tallinna Tehnikaülikoolis õpetab kunsti arhitektidele, TalTechis, see on see hirmus nimi, ma ei tea, kuidas sulle see meeldib, õpetab siis arhitektidele kunstiained ja joonistamist ja erinevaid selliseid vorme, ka inseneridele. Hämmastav. Ja täna räägib ta kohtade kadumisest, kohtade muutumisest, väga isiklikust perspektiivist, isikliku kogemuse näitel ja see oli ilmselt teema, mis sind nagu huvitas ja hetkel painas, sest kui ma selle loengusooviga sinu poole pöördusin, siis oli sul nagu sekundiga see plaan ja mõte valmis, et rääkida just sellel teemal ja ma sain aru, et sellest on äkki sündimas ka mingi järgmine sari või kunstiprojekt, vaatame. Igal juhul suuremad tänud tulemast ja oleme ootal, annan mikrofoni nüüd sulle.
loengu katsume tunniga hakkama saada ja pärast seda kõigil on võimalik küsida lähemalt, uurida ja selliseid mingeid huvitavaid teemasid võib-olla üle rääkida, mis äkki esile kerkivad. Nii et, kuidas seda öeldakse, lava on sinu, palun. See on mikrofoni asi ja veel täiendab, et kuidas ma vahepeal sinu kätte. Või saab võtta minna. Okei. Nii. Tere õhtust! Nagu ma näen ja nagu arvata ja oodata võiski, suurem osa siia kokku tulnud on ühel või teisel moel seotud arhitektuuriga, kas siis otse arhitektid, arhitektuuriteadlased, teadlannad või siis ka muidu arhitektuuri huvilised. Ja selles mõttes ma võin rääkida siis meie vormis, jah, et meie teiega siin peame üldiselt vägagi enesestmõistetavaks, kui kohad teisenevad. Suur osa meist lausa tegeleb sellega professionaalselt kohtade muutmisega, kas siis ajakohastamisega või ühel või teisel moel, teistsuguseks saamisega. Aga mina siin oma endale iseloomulikul võib-olla, et pahaendelisel moel, et on harjumus külvata niisugust pahaendelisust, mitte teinekord, vaid peaaegu et iga kord. Mina ei räägiks kohtade teisenemisest ja muutumisest, ma räägiks konkreetselt nende kadumisest. Nii, ja et nüüd aru saada, mis on kohtade kadumine minu meelest ja mida ma pean üleüldse silmas, kui ma räägin sõnast koht, siis selleks võib-olla kõige illustratiivsemaks alguseks ma näeks ette ühe niisuguse pildi siit. Läheb ta suureks, ilusaks. Nii, läheb veel suuremaks. Nii, see koht on kindlasti teile kõigile tuttav. See on Taevaskoja Suur-Kalju. Kutsutakse ka suureks Taevaskojaks. See on lummav, imeline koht, puhtalt looduse poolt tekitatud. Meie ees on kalju, mis nüüd siit veepinnast kuni üles servani. Tema kõrgus on 33 meetrit. Hämmastaval kombel on maapind nii all kui üleval praktiliselt tasane. Lisaks me poisikestega lapsepõlves mõõtsime ka ära, et selle kalju, vahetult selle kalju kõrval kohe läheb tervelt 18 meetrine veel lõhe vee alla. Mujal on siis vesi nagu madalam. Nii et kokku siis 33 pluss 18, 51 meetrit siis püstloodis sein. Nüüd võiks arvata, seda vaatepildi niimoodi imetledes, et see asi seal on seisnud seal igavesti aegade algust peale. Ja klassivend Hans Hašluik ükskord avaldas niisugust siirast vaimustust öeldes, et see on nüüd imeks pandav, kuidas aegade algusest nüüd jõgi on uuristanud nüüd omale selle kanali seal. Kahjuks olin suutnud tema vaimustust tublisti vähendama. See koht ei ole üldse kes teab mis vana. See tekkis praktiliselt järsult ühe pauguga, ühe hetkega, kõigest maksimum 8000, aga võib-olla et vähem, võib-olla kõigest 6000 aastat tagasi. Igal juhul päris kindlasti tüki maad peale jääaja lõppu, kui see niiskus oli ka suuremast osast pinnast välja aurunud. Toimus nimelt maalihe, millest ilmekalt annab siis tunnistust just nimelt see fakt, et nii üleval kui all on maapind täiesti tasane. Lihtsalt juhtus äkki plaksti ja üks osa maapinnast tohutu lahmakas, ütleme siis eespoolne osa, kukkus niisugune lahmakas, mis ligi Peipsi järveni välja vaatab, kukkus ühe ropsuga 3 kuskil 30 meetrit allapoole. Ja enam-vähem nii jäi, edasi siis
huumuskihi pealekasvamine, metsastumine ja nõnda edasi. Aga nüüd veel omakorda on nüüd päris tähelepanuväärne see, et seal ei ole toimunud selle 6000 aasta jooksul praktiliselt mitte mingisugust dateeritavat arheoloogide poolt kinnitatavat inimtegevust. See on inimestest täiesti viljatu alaga. Et see on kummastav, et kuna see on nagu lausa vaatad peale, see on mõeldud ürgseteks rituaalideks, jumal, mis seal kõik on toime pandud, mõtleb lihtsameelne vaataja. Kaugeltki mitte. Tõsi on, et legende on palju selle asja kohta, näiteks võib-olla edasi järgmisi pilte kiirelt, võib-olla ma ei pea näitama, teil on silme ees Neitsi koobas, ema läte, jah, nende kohta on palju legende, aga kõik need legendid ei ole kindlasti vanemad kui mingi 300 aastat. Võib-olla isegi nooremad, seda romantismi aja legendid. Omapärane on veel ka see, et jah, et kõik see aeg sellised kaetud metsadega inimestel polnud sinna asja, alt poolt kalastajad ka sinna hästi ei pääsenud, kuna väga kärestikuline on seegi. Ja põllumaa pidamiseks oli ta väheväärtuslik või mõttetu ala, kuna see on liivakivikiht. Ma ei tea, kas ma nüüd saan mõned järgmised pildid ka siiski ette või vaja. Ütleme siis. Nii, jah. Aga nüüd kõigest siis mingi kilomeeter kui sedagi sellest Suure Taevaskoja kaljust nüüd jõge mööda ülespoole minna tänapäeval, siis me näeme seal võt sellist asja. Nii. Tuleb midagi. Nägite põhimõtteliselt. Nojah, te näete siit, siin erinevaid pilte. Seal on niisugune asi, mille nimi on Saesaare Paisjärv. Ja see asi on nüüd puhtalt inimeste poolt tekitatud 40. aastatel, eelmise sajandi 40. aastatel. Ehitati nimelt sinna tohutu elektrijaama pais sinna ette, mida siin ka vast mõne pildi peal näeb äkki. Pean uue võtsima. Aga tekitati elektrijaama pais kärestikule, mis siis paisutas selle järve sinna üles ja tohutu maastik drastiliselt muutus, kusjuures kui tavaliselt rikutakse loodust ära niisuguste aktidega, siis minu hinnang on siin küll, et see on niisugune erakordne õnnestumine inimese vahele sekkumise ja looduse enda loomingu läbi. Et leidub küll jätkuvalt tohutu hunnik mingisuguseid endid looduskaitsjateks nimetavaid tüüpe, kes tahavad iga hinna eest seda paisu maha lammutada ja endist olukorda taastada, aga seeläbi teostaksid nad koletu kuriteo, et kogu see, kui see kujutada ette, et see vesi nüüd kaob seal, see jääb tükane soostunud ala. Aga mis sellesse kaljuseina siis puutub, jah, et siis selle maa lihke tulemusena paljastusid siis niisugused kihid, mille vanus on 300 kuni 400 miljoni aasta vahel. Nimetatakse Devoni liivakiviks, nagu te teate, nimi Devonshire'ist, kus on analoogne koht ja need kihistud moodustusid siis vahemikus 300–400 000 aastat tagasi ekvaatori lähistööl. Tähendab, nüüd siis ongi see point, kui ma jõuda tahan, et mis on koht. Koht on inglise keeles on place, on olemas ka space sõna, eks ole, ja kohal on oma asukoht. Selle koha asukoht mõningad 100 000 aastat tagasi oli ekvaatori lähistel, nüüd on ta siin. Et inimesel on raske omata neid muutumisi, aga nüüd siin tulebki see kohtade kadumise moment siia juurde, et see koht, mis
kujunes sadade tuhandete aastate jooksul sadade miljonite, see ühe hetkega kadus. Tekkis uus koht ja eelmist enam ei ole. Mitte, et mul hirmus kahju sellest oleks, aga selles on teatud ülemuse moment, te peate möödma. Nüüd lähme edasi. Sellest kohast siis omakorda 1,5 kuni 2 kilomeetrit ütleme ida poole see mets nagu lõpeb ja sinna ulatub välja omaaegne hurtade ja kurvitsate hiigelsuure maavalduse viimane kõige äärmine nurgakene. 20. sajandi alguses toimus niisugune sündmus, et minu vanaisa Adolf Kurvits, kes nagu Jakob Hurtki sündisid 5 kilomeetrit eemal viimastes hurtade kurvitsate talus, tema nimelt abiellus ja sai siis perekonna poolt ühe tillukese põllulapikese kingituseks. Mõrse jällegi, kes oli pärit 40 kilomeetrit eemalt, teiselt poolt Põlvad, sai kaasavaraks maja. Maja võeti palkidest lahti, toodi vankriga kohale, pandi püsti. Ja vanaisa ja hiljem ka onu siis usinate kätega rajati sinna lausa muinasjutuline ruumistruktuur. See on kõige nunnum ruumistruktuur, mida ma eales on näinud ja uskumatul kombel, see on siiamaani veel alles. Nüüd ma proovin selle jukerdamise ära teha, et läheks nüüd sinna Google Earthi, kus oli meil. Nii, et imeline asi on Google Earth. See võimaldab nüüd minna, nüüd me olemegi selle Taevaskoja aleviku keskel täpselt. Ja see on omamoodi sürrealistlik vaatepilt isegi tänapäeval, et see Taevaskoja alevik on niisugune 20. sajandi jooksul arenes päris modernistlikuks või moodsaks aleviks, aga täpselt keset alevit on võt siin kohas, kus näeb siin kursurit, võt see koht selle. Nii, see on minu esivanemate põld. Hurtade tohutu maalahmaka, mis kõik jääb sinna poole, siis see kõige viimane nurg. Ja siin on siis nüüd see majakene. Nüüd keerame pilgu nüüd siis sinna poole, ta võib-olla saab jalutada otse väravast sisse, teeme sellise triki. Jalutame väravast sisse, siit keerab nüüd teil väravast sisse. Esine, päris sisse ei manööverdada. Nii, ja nüüd siin me näeme nüüd seda. See on nüüd see samale majake, aga näete, et ta ei ole üldsegi mitte palkidest, eks ole. On juhtunud hoopis see, et aegade jooksul see on siis nagu teiste materjalidega kaetud, ümber ehitatud, siin oli katus asetatud eterniidikatusega, siis kõrval on seal lautade kompleks, kas seda nüüd, niisugune nurgane jookseb laudad, saunad ja vahel jääb hästi nunnu sisehoov. Eesaed, külgaed, tagaed, õunapuaed, imeline koht. Nii, ja kui me nüüd siin näeme, siin on materjalide poolest, kõik on muutunud. Elekter on sisse tulnud, paljud muud asjad, õunapuud, aidade asemel on ka tegelikult muruplats hetkel seal, aga ruumistruktuur on säilinud. Ja siinkohal veidaks tõesti üliõnnelikult, et see koht ei ole kadunud. Aga minnes minu teise vanaisa ka seotud elu kõige esimeste mälestuste juurde Jõgevamaal saarel, see jääb Palamuse ja Mustvee vahele. Sealt on pärit minu kõige esimesed mälestused, kui ma olin 1,5 aastane, ma sain suure Pärna puu ääres mesilase käest sutsata ja see on elu lõppunud meeles. Mäletan seda Pärna puud, ma mäletan seda majade asetust, ma mäletan kohta, kus see Pärna puu oli, kirjusid põrsaid, muldpõrandaga köögis ja palju muid asju. Aga see suvi üle siis, ma ütleks siis 55 aasta, viimati käisime seal 55 aastat tagasi, juhuslikult sõitsime mööda seal ja tekkis isuga seda kohta vaadata ja tohutu masendusega pidin ma tõdema, et seda kohta ei olnud üleüldse, selle kohta
ja me suure kurvastusega demonstreeriks teile ka mõnda pilti, aga võib-olla piisab kirjeldusest, et noh, vaadake maantee äärest kõrvale ükskõik millisesse võssa and that's it. Otsisin pingsalt seda pärnapuud, sellest ei olnud kändugi, noh ilmselt oli huumus kõigi alla ja ainuke marker, noh et seal üldse midagi olnud, siis noh umbes selliseks püramidaalseks mulla hunniku tavaliseks asjaks siis kokku kukkunud korstejalg. Nii, koht kadub, pole vahtust. Nii, lähme edasi. Kus mul nüüd see pildimaterjal on siis? Nii. Nüüd siukene autopilline lugu, jah. See koht on Gonsiori ja Kivisilla tänavanurk. See on nüüd sellest tutvustusest ma mainisin, et ma olen elus kolinud 48 korda. Või kuidas pidi see on 48 elupaika, 47 korda kolinud. Selle all ma ei pea mingid hotelle silmas ega midagi taolist, vaid ikkagi seda, et täiemahuline kolimine, vahetan totaalselt elukohta. Siia majja toimus minu elu esimene kolimine. Esimeses kohas, noh, emal, isal olid, noh, sa küürisid mingisugust puuküttega tuba ja siis neil õnnestus saada tolle aja kohta tohutult, noh, väga kaasaegne ja ihaldatud, siis, noh, luksus, selles mõttes, et oli vannituba, tõsi küll üks imelukene tuba, vann ja soe vesi ja gaasipliit ja nii edasi. See oli siis, ma ütleks siis esimene lapsepõlvekodu ja peale esimest kolimist seda pidi siis. Siin on nüüd selgelt näha, et see on nüüd köök, see on elutuba ja kogu lugu. Kas pildi pealt on näha sealt käesolevalt, see pilt on täna muuseas. Seal on lilled aknad, seal tõepoolest keegi elab. Nüüd vaadates seda pilti ja tuletades meelde oma mälestusi sellest ajast, no siin on praktiliselt kõik on identne, siin peaaegu et ei ole muutusi. No siin on mingisugune silt, on jah, UFO-baar vist on, eks ole, UFO-pubi ja isegi see maja oli siis ju olemas, seal all oli tohutu piimapood ja nii edasi ja siis siit läks tänavate nimed olid teised, see oli Lomonossovi tänav, see oli Anvelti tänav. Nüüd vaatame edasi, keerame nüüd vaate suunda. Nii, see on nüüd vaade minu aknas praktiliselt. Siin, nii, vaade praktiliselt täiesti identne. Siin ei ole peaaegu mitte midagi muutunud. No Anveldi sammas on ära kadunud, jah. Ja isegi see kannikese pood, no ma mäletan, kui seda ehitati, seda maja vist ei olnud. Aga vaatame edasi. Siuke pilt. Muuseas selline täiesti sürrealistlik mälestus. Et ma olen täie veendumusega, ma mäletan surmkindlalt, et minu maja ees oli tänav munakividest. Aga me läksime pöörasel moel proua Marju Lauristiniga sellega vaidlema, Marju ütles, et see ei saa nii olla, et ma elas 50-ndad Lomonossovi tänava teises otsas, et Lomonossovi tänava asfalteeriti juba 53. aastal. Muuseas noorem rahvas võib-olla ei tea ega oska aimatagi, et Tallinna tänavad olid nii asfalteeriti hiljaaegu ja tõenäoliselt see Lomonossovi tänav oligi üks esimesi asfalteeritud üldiselt, et ta munakivist. Automaate algus kõik need maantad munakivist. Ja nii, aga kuna siiski tuleb välja, et ma eksisin, Marjul oli õigus, siis ma ikkagi väidaks, et ma kõigest poolemist eksisin, et see oleneb kust poolt vaadata. Et kumb on maja see ees on. Et see on need maja külgvaade tegelikult, aga siit poolt vaadates on maja ees oli tõepoolest ja näete isegi siiamaani on munakividest tänav. Tõsi, see on nüüd Kivisilla tänav, eks. Tõsi see on, et see on nüüd hiljem sinna taas tekitatud ilmselt vaheldajale. Väga geniaalne leid muidugi linna kujundatel. Nii, selline vaade siis. Nüüd edasi. Nii, nüüd keerame pilgu sinna teise järgmise suunda, eks ole. No siin juba asi läheb natukene kahtlasemaks, näete, eks ole, seda samust
kaubamaja siis ehitati, ma mäletan, kui see valmis, see 63 vist, kui ma eksi. No siin on juba midagi kahtlast, aga noh, pole hullu. No üsna niisugune identne tundub, samuti nagu lapsepõlves. No aga tada! Vot. Piisab vaid minna üle tee ja šokk on tohutu. Noh, ma ei hakka siin kommenteerimagi midagi, aga võib-olla tasub ära markeerida, et seal selles kodanikuaegses majas, seal meie naabermajas elab üks kummaline tädi, kellest te kõik olete kuulnud, kuskil seal ta, eks ole, elas. Ja suurelt osalt tema siis pingutuse tulemusena see olukord siin tekkiski, kas sai, mis ta tahtis, aga ma pole kindel, kas ta ikka seda tahtis. Et ühesõnaga praegu tal avaneb siis aknast täiesti õudsemast õudne vaade. See muuhulgas on paljastunud see kaubamaja juurdeehituse tohutult kole fassaad ja kõik see, mis me eelmine Viru keskus kohutavalt jubedast vaatenurgast ja nõnda edasi. Ja mine tea, kaua see veel kõik kestab. Nii et kuidas me siis ütleme, et kas koht kadus või ei kadunud, ma ei tea, 3/4, pool kohta kadus, pool jäi, aga pool nagu oleks täiega, ütleme niimoodi. Noh, siis samad niisugust kujutlusrada või niisugust pildirada saab edasi arendada. Seal on kogenud Tallinna linnas on hetkel võib-olla see vaatekoht on üks niisuguseid drastilisemaid. Selles mõttes, et kui kujutada ennast nüüd ette tagasi, kes on selles vanuses näiteks, et kujutada ennast tagasi näiteks aastasse 1986, no isegi mitte 86, no ma ei tea, 96 vist. Et siis võrreldes, see 20 aastat, võrreldes selle vaatepildiga samas kohas, siin ei ole mitte ükski asi ei ole sama peale nüüd selle majakese, mis kuidagi niimoodi, et ta püüab ennast ära peita sinna ja ta kuidagi sniikinud ennast nagu sellesse pilti sisse. Aga teenindusmaja näete, eks ole, on täiesti fassaad uuenenud, kusjuures mina mäletan ka seda, kui trammitee ei läinud mööda Kivisilla tänavat, vaid läks siit eest läbi ja keeras raudratastega kohutava krigina saatel keeras sinna taha, sinna Tartu vahte. Ja teenindusmaja kaugeltki ei olnud, siin olid mingid puumajad ja see trammipeatus oli siin kohas. Ja kuskil siin selja taga siis oli üks üksik ammas, oli selles platsi peal oli kollane ja selline kolakas maja, mis oli lastepolikliinik ja kus see maja tekitas sügavat õudust, mille kujutasime, et seal nölitakse lapsi ja haklihane. See oli punane? See oli roosa. Punane oli enne seda võib-olla, aga pärast oli ta ikka väga roosa. Ta ütleb plasspunne, sul oli kõik. Nii, ja siis, see on siuke vahepalaks, siin ma otseselt nüüd ei ole kuskil elada, aga küll koolis käinud selle koha pealt, mis on siis kõige õudsam siin. Vaadake, siin pildi pealt on ära kadunud, alles sinna ehitatud see oma aja kohta päris suljas ja moodne ametiringi maja, eks ole, väga niisugune futuristlik rajatis oli, see selgus, et tõesti jah, veelgi futuristlikum ehitati alles, sellega on nüüd hästi, aga et siin kõrval nüüd haigutad, et nagu niuke auk pole midagi, kes oleks võinud arvata. Nii. Nüüd, kui nüüd jah, tõsiselt autobiograafikas minna, siis võiks ju tegelikult alustada hoopis sellest, et kus ma sündisin. See on Tallinna sünnitusmaja, küllap paljud teist on siin sündinud. Tõstke käsi, kes on? Ikka on, jah. Nii, ma küll mäletan ka, see on kuidagi uuena, ma mäletan ka sellist plass ooker kollasena midagi ja krohvituna, aga okei, see pole tähtis. Maja on maja, see on koht, kus ma sündisin. Aga nüüd luban, et asi läheb lõbusaks ja eriti lõbusaks. Kuidas ma nüüd teen? Ma nüüd lähme Facebooki. See on minu koduleht ja täna ma postitasin siukese asja, mille tegelikult postitas siia igati austet
igati austet kunstiteadlane Karin Paulus. Kas Karin on saalis koguni? Ei ole. Nii, vaadake nüüd seda pilti. See pilt ajas mul juhtme ikka täiega kokku. Kui öelda Tallinnas sündinud põlisele Tallinna poisile, et pildil on siin kujutatud Eesti Panga hoone aadressil Vabaduse plats, mis ta oli 35. Siis sellel poisil konkreetselt minul ei teki vähimatki kahtlust, et see äkki ei ole Tallinnas. Siin, aga nagu jutt räägib, siin on sõjas pommistada saanud, eks ole, foto on tehtud aastast 57, mis on iseenesest väga šokeeriv juba see fakt, et niisuguses varemetes, eks ole. Aga nüüd, mis ma näen? Mina vaatan seda pilti niimoodi, ma vaatan seda selle hoone taga fassaadi Tallinna oma mõtlen. Sakala tänav. Nii, no te peate möönma, siin on teatud sarnasus. Aga ikkagi väga õudne on, et minu sünnitusmaja siin kõrval, siin kohal peab olema minu sünnitusmaja, kus ma sündisin. Seda ei ole. Ja kuidas ta siis oli, kas ta on maha pommitatud ja ikkagi taastatud 61. aastaks, kui ma seal sündisin või midagi taolist. Nüüd teine asi, et kuidas ta aadress saab olla Vabaduse plats, ta on ju Estonia puiest, eks ole. No aga mine tea, eks ole, see eest sõja ajal pommitati tühjaks ja siis täi Vabaduse platsi äärdes. Tundub nagu loogiline, noh, ütleme sealt eemalt paistav Jaani kiriku torn on ka kuidagi kahtlane. No aga mine tea neid restaureerijaid, nagu ega Estonia teater ei ole autot sealt üles, no võib-olla tegid selleks tordi ja siis pärast tuli jama ja tegid ikkagi teistsuguseks. Nii, noh, ühesõnaga mul jooksis see juhe ikka täiega kokku, aga siis mind raustati maha, et see ei ole Tallinn, see on Viljandi. Võt nii. Ja nüüd siis lähme ikkagi tagasi, ma pole piltide juurde kuskil. Okei. Nii, no. Nii. No, ja vaadake nüüd seda pilti, te peate möönma, et siin on teatud niisugune sarnasus. No kujutad ette, et kui see on nagu, kõik on ära pommitatud, eks ole. Ja siin oli vist mingi juurdeehitus. See Jaani kiriku torn sellest vaatest on täpselt sama kohas, siin kohal Tallinnas, kui siit kohast vaatasin, täna vaatasin, teab küll talle puude taha. No ja siis on see sünnitusmaja. Aga, noh, väga vist muretsema ei pea. Nii, nüüd lähme järgmise, ehk siis nagu selle minu loo keskse teema juurde. Nüüd tahan ma natukene pikemalt peatuda paaril Tallinna kesklinna kvartalil, kus ma siis peale sealt Lomonossovi tänavast 1965. aastal, kuhu ma kolisin aadressile toonane Johannes Lauristini 8B, korter 8. See maja asub siin tänava keskel. See on nüüd, nagu te teate kõik, eks ole, Pärnu maantee ja praegu see Roosikrantsi tänava nurk. Tolles kohas tervelt 16 aastat elanuna kuni aastani 1981. Siis ma ja seal samale uues 7. keskkoolis käinuna ja noh, kogu elu jah, seal oli seotud selle kohana, võin ma ikkagi, kui selle koha ekspert väita, et tegemist ei ole, siin on nagu ainult nagu ühe kvartaliga, vaid see on niisugune kompleks, mis moodustub ühtne niisugune plokk, mis moodustub tervest 3 kvartalist ja mis on siis, plokk on kuidagi nagu päris selgelt eritletud kogu muust nagu linnaruumist või noh, need piirid on tunnetatavad. Nii et me räägime siis sellest Roosikrantsi ja Hariduse tänava vahelisest kvartalist, sinna kõrvale veel järgmine, mis on Tõnismäe Hariduse tänava kvartal ja siis nüüd Roosikrantsi ja Pärnu maantee vaheline kvartal. Teisest otsast on siis Kaarli puiestee, toonane Suvorovi puiestee, see Vabaduse välja ja Võidu Elektoora ja Pärnu maantee. No nii, nüüd me vaatame seda pilti siin. Ja samuti esmapilkul, kui mul prillid on udused,
siis ma võin öelda, et siin ei ole mitte midagi muutunud, see on täpselt nii, nagu terve minu lapsepõlve oli. Tõesti, mitte midagi ei leia puduste prillidega küll mitte. Nii, nüüd see on siis nüüd nagu selle ploki teine nurk, nagu ma mainisin, see on nüüd selle tagumine nurk. Väga kummaline on see maja, kas ta ei ole, eks ole. See vist jääb seda küll igavesti. Kõik see võib muutuda, aga see maja ka kuhugi, mingi Austraalia tädi on veto peale pandud, see on minu maja. Vaadake, Kumu kõrval on üks väike maja, seal ei täpselt valin niimoodi, et selle maja pärast terve Kumu ju projekteeriti 15 meetrit tuli seda lükata. No nii, et paistab, et midagi igavest vist on, eks ole. Nii, nüüd see on nüüd konkreetselt see minu maja, lapsepõlve Lauristini 8B. Siin oli moeateljee all. Ja see on nüüd uks sellesse majja, on see maja tuttav teile? Tuleb ette. Ja, see on päris niisugune luksuslik maja oli kindlasti kodanikul ajal mingi eriti rikastele advokaatidele tõenäoliselt mõeldud. Minu naaberkorter oli tervelt 6 või isegi 8 toaline, meil oli tillukene poolitatud üks tuba, mis oli projekteeritud selle advokaadi vastuvõturuumiks. Esikust oli ümber ehitatud köök. Aga see korteri vahetus oli meie perekonnal, see oli selline õnneloosi võit. Et see õnnestus seetõttu, et üks vana proua vahetas, kes elu lõpus soovis saada ikkagi fanni ja sooja vett ja seda siis meil oli pakkuda. Ja siin oli siis see asukoht. Ja maja imeliselt mälestused mul kõik sellest, nüüd vaadata seda pilti, jällegi paistab identne ei ole muudatusi. Siin kõrval tohutu jugendmaja, seal elas tädi Klaara aknad on seal, tädi Klaarast olen ma teinud terveid kunstiteose sarju. Jugendmaja väga, nii, siin on need Lauristi tänava põik, jah. Minu aknad on siin, see nurgapealne ja see, teilt oli see üks tuba, aga siis jaotatud pooleks. Tädi Klaara aknad on seal. Nii, see vaade on ka, täpselt sama nagu minu lapsepõlves, siin ei ole mitte midagi, üldse mitte midagi ei erista teist, et oleks olnud. Aga keerame pisut pilku, õige pisut ja vaatame, mis siin ees on. Näete, mis asi see kole kast. Seal kohas oli terve lapsepõlve ja vist üle-eelmise aastanegi üks jälle igavesena tundub nagu asi, meie 7. keskkooli staadion, kus toimus kogu selle kvartali melu, seal lapsed ja täiskasvanud ja kooli 7. keskkooli rahvas ja ümberrahvas, seal toimusid mängud ja kogunemised igastasid. Nüüd on seal mingisugune kummaline poolmaa alune spordirajatis, mida kroonib siis niisugune jõledamast jõlekast. Ma arvan, et see vist on, eeldan, et see ongi valguslater, mis peaks olema. Ja siis muulgaste siit paistab nüüd sealt järgmine kvartal, see on toonane Tõnismäe polikliinik. Muuseas too aeg terve see järgmine kvartal sisuliselt, vähemalt 3/4 sellest kvartalist oli 3 haiglast või 2 haiglast ja 1 polikliinikust kokku moodustatud tohutu labürint. Ja kuivõrd minu ema oli medõde, ta jooksis iga hommikuselt üle õue tööle, ma käisin ka seal, ma alati peale tund, ma poolesti elasin seal polikliinikus, ma tundsin seda labürinti ka läbi ja lõhki, kus surnukuurid ja kus on krematooriumid ja kõik oli mul teha. Nii, aga see on õnneks nüüd olla see polikliinik, muidugi ammu ei ole. Nii, asi läheb nüüd natukene kõhedaks. Hakkame nüüd ikkagi vaatama, mis nendel pildidel siis valesti on. Võib-olla jäi meil märkamata, et selle puidumaja tagant paistis mingi niisugune uus asi. See äsja nüüd vist sai valmis isegi, eks ole. Nüüd on ta nüüd siukeses vaates siin ja siis toimunud veider ruumi metamorfoos, siin on see Paul Kerese mälestusmärk.
Tuleta meelde, kes need autorid olid, minu head kolleegid, kas oli Urbel või kes need olid? Siim ja Kreis. Siim ja Kreis, jah. Ma mäletan, kui õnnelikult mõimukriikal võitsid, see oli väga täiesti geniaalne, üliperfektne lahendus. Tore muidugi, et nad seda ikkagi kuidagi nagu taastasid või teise kohta lohistasid, aga see vaatepilt on ikka väga sürreaalne, et kui sa tead eluaeg, et kus ta on asunud ja nüüd on täiesti teises kohas ja jällegi asi, mis ajab juhet kokku. Nii, aga nüüd vaatame nüüd edasi, mis piltidel valesti on. Kui tänavafront ja niimoodi jälgida, vaatad, perimeetrid ei ole suurt muutunud ja mõni uue maja on vahele ehitatud, aga kõik tundub väga kontrolli all. Aga nüüd, mis on põhiliselt muutunud, et kogu see kvartali sisemus on kas väravatega väljast ära blokeeritud või on seest tohutud läbistamatute aedadega on eraldatud just kinnisvara lapikesteks. Ja kõik see asi, mis lapsepõlves me tundsime igat käiku seal, need oli kümned ja kümned, kuidas sai seda kvartalit nagu läbida, alates sellest, kuidas kooli on üle uue joostud. Kool oli mul 55 meetrit, oli majast eemal. Ema jooksis sealt mööda, oli veel 10 meetrit edasi Tõnismäe polikliinikusse, siis see on tänasel päeval täiesti võimatu. Siin on nüüd tädi Klaara õu, mis oli igavesti põnev õu, see maja on tohutu volakas. Nii omaette maailm täiesti. Nüüd näete seda õue sisemust, eks ole. On üks nii see sisemust tänapäeval välja. Nüüd selle pildiga nüüd juurde veel, nüüd on see pilt, mida juurde rääkida vist on, aga peaaegu et ei tunne ära. Üks müstilisemaid põnevamaid asju kogu selle kvartali juures on see, et seal all lasub kihtide kaupa erinevad surnuaedu, mille kohta ajaloolased ei oska öelda, kust mis nüüd täpselt pärineb. Et ilmselt see pealmine kiht seostub kuidagi Magdalena haiglaga, mis oli seal nagu nurga peal, niisugune vanaaegne maja, ja seal lähistel olid need konte eriti palju ja lugu oli veel selles, et just tol 1965. ja aastal, kui ma sinna kolisin, 66. aastal toimus seal tohutu mastaapne kanalisatsiooni vahetus kvartali sisemus. Nimelt renoveeriti seda ilusat funktsionalistlikku villat, mis on seal hoone keskel. Ja keegi ei teadnud, mis sellest tuleb, kelle tähtsa onkli resident see saab olema, aga need ettevõtmised tolle aja kohta tõesti meeletud, kogu taristu vahet, kanalisatsioon pani ja seoses nende kanalisatsioonikraavide kaevamisega tuli sealt välja tohutute hunnikute kaupa inimkonte. Inimpealuudest me ladusime virnasid, me mängisime keegid nendega. Kui ikka läks katki üks, võtsime uue järgmise. Ja omaette põnev mäng oli, et mulla peale joonistasime inimese kontuuri ja siis üritasime seda siis täita oma anatoomiliste teadmiste kohalt. Võitis see, kellel on, mitte et kellel on õigem ja meil on ägedam ja igati asjalikuks selleks abivahendiks või õppevahendiks oli kõrval just nimelt selle sama tädi Klaara raamat pealkirjaga Hirmu ja õuduse jutte, kus oli kaane peal nüüd lugesid oli väga huvitav. Nii. Ja see siis tegelikult peaks olema, nii nagu ma aru saan, seal pildil. Küllap on see on nüüd selle sama Magdalena haigla nii nagu ta tänapäeval välja näeb. Ta ei ole, üldse ei meenuta enam seda, mis ta minu lapsepõlves meenutas. Lapsepõlves oli seal olukord nimelt selline, et seda Magdalena haigla hoovi ümbritses, ma ei liialda, kui ma ütlen 3 meetri kõrgune plank. Võib-olla ei olnud 3, võib-olla 2,7. Ja okastraat oli ka veel peal. Aga meil poistel oli selge, kuidas sealt üle saab. Näiteks pätti ja okastraat katki ja see oli imeline koht. Seda kunagi keegi ei korrastanud. Seal oli aastaringselt oli niisugune lehtede ja mädanevate kastanite melanhoolne kõdu hõng. Pargipingid olid niisugused, neil sai täitsa istuda kuidas see lehtla või kuidas see nimetatakse. Ja seal ei käinud mitte kunagi keegi ja selle Magdalena haiglaga olid ka veidrad lood. Selle haigla nimi oli, toona oli Kesklinna haigla
ja ta justkui nagu töötas, aga seda nagu, aga ei töötanud ka ja ma ei tea kedagi, kes oleks seal haiglas patsiendina olnud. Ma kahtlustan, et ilmselt seal oli, ta ei vastanud sanitaarnormidele, aga mingil seletamatul kombel teda ikkagi hoiti nagu pakasuhha mõttes töös. Ja see oli väga veider olukord, väga veider koht. Nii, nüüd me oleme selles kohas, kus Roosikrantsi tänava või Lauristin tänava põik lõpeb ja siin nüüd see jõledus seisab meil ees, Taamal Tõnismäe surnukuuride labürint. Nii, nüüd siin see on üks minu jaoks masendavamaid olukordi. See on minu kool, 7. keskkool. Siit tuli eest ma tulin kooli, kui minu maja trepikohas ma kuulsin jälle helises, siis ma jõudsin enne klassi kui õpetaja. Nii, aga proovi see tänava, see on masel, see on tõesti nii. Nii, ja siin on minu maja siis see õu, eks ole, siit panin alla, seal keldris tegime bändi, kusjuures, aga tähendab, seda Lauristini tänavat turvasid ööpäeval ilmselt miilitsed, see oli liiklusel oli suletud. Seal elasid tähtsad onklid naabermajades. Ja siit ma panin nagu trepist üles nüüd esimese hooga, aga vaadake, seda treppi ei ole. See on selline auk. Juba siit ei läbi, küll aga on metsik hunnik autosid juures. Nii, see on nüüd omavärane vaade, see on nüüd tädi Klaara majale vaade nüüd nagu õue poolt. Vaadake, kui tohutult luksuslik see on. Siin minu teada Tõnu Laak oli see, kes selle ära ostis, ma ei tea, kas ta seal praegu ei elab. Aga see on nüüd küll, siin ma võtaks mütsi maha, see on ikkagi päris, väärikalt, kordades, kus juures ja see korras hoidmine, see maksab meeletult. Ma ei tea, kas seal keegi elab, aga korras hoitakse seda küll. Ja siis siin ei ole see imeline õu, see ei ole nüüd ülemäära, kuidas öelda, isoleeritud. Et seal isegi on värav, mida saab lahti teha ja uues ringi vaadata. Väga tähtis koht on, näete, see klots. Hakkan ma juba 2 tundi rääkima. Okay. Väga tähtis on see klots, mis siin kohas on. Seal ka mitte väga aega tagasi seisis selline stuuba moodi asi. Analoogne seisab selle tenniseväljakute kõrval seal, kus okupatsioonimuuseum seal, see vist samamoodi. Ja nendega olid seotud nüüd sellised legendid, et jah, tõepoolest nii see seal okupatsioonimuuseumi kõrval kui see siin, mida enam ei ole, olid siis maa-aluste evakuatsiooni tunnelite ventilatsioonišahtid. Ja legend rääkis siis, see legend on nüüd tõestust ei ole leidnud. Ja legend rääkis, et siit maalt siis jooksid kuni Toompea lossini välja, siis need evakuatsiooni käigud. Tõepoolest, meil oli tsiviilkaitseõppus, tõepoolest need läksid siia majja, omakorda siit majast teise majja ja eriti läksid nad meie naabrimajadesse, kus elasid Karl Vaino, Lebedev ja teised siuksed. Ja siis meil oli kindel usk ja veendumus poisikestel isegi, et see kõik on selleks, et siis kui pommitamiseks läheb tuumasõjaks, et siis Karl Vaino ja Lebedev saaksid maa-aluseid käiku pidid Toompeal tööl viia. Ja tõsi see on, meie bändiruumi tuli ka selline käik välja, aga me ei julgelt kunagi siin sisse minna, see rotilaipu täis ja jube koht. Meetri kõrgune see ruum, 1,20 meetrit. Nii, nüüd see oli üks koht, kus sinna kvartalisse sisse pääses ja ma nii hirmsasti lootsin, et see on nüüd see funktsionalistlik villa seal, mis selle nüüd täpne kataloogi nimetus on? Arhitekt Olev Siidmaa, linnavalitsuse villa. Aha, jah, Olev Siidmaa, jah. Nii, see on nüüd seal nii nagu on. Õnneks ei ole midagi muutunud, aga ma nii lootsin, et siin ees on alles imeline laste mänguväljak, kus oli hiiglaslik kiik ja liivakastid ja igast asjad. Sealt nakid on kuidagi moderniseeritud või tänapäevasemaid asju on. Ei ole, sükene rõve parkla.
nii, nüüd see on omapärane koht, seda ikka minu lapsepõlves ei olnud üldse. See on nüüd see, et Vabaduse väljaku nurk, eks ole, selle asemel oli niimoodi, võtta siit on nüüd nagu paistes see nurk, see on nüüd Magdalena haigla nurk. Ja siin on siis see nurk, mis oli Konsi nurk, konservatooriumi hoone. Ja siit see sama imelise Magdalena haigla õue piirav 3-meetrine plank, see nüüd jooksis siit omakorda läbi niisuguse nagu kolmnurgane, siis lõikas selle tüki ära ja olles ühtlasi siis kogu kvartali Võidu väljaku äärne fassaad, see plank ta oli alati roheline. Nii. Ja see plangu keskel oli, mis oli sotsialistliku töökangelaste autahvel ja kummalgi äärel oli 2 väga fiilikat pinki, kus siis niisugused väärikad vanadaamid käisid istumas ja oma mälestusi heietamas. Keskel oli, siis poseeris, kas ta oli koorti tehtud või see on see kivist naise skulptuur, kes kaussi käes hoiab. Ja see on siis toimetatud sinna teisel poole Kaarle puiesti. Ja siin on nüüd siuke hoone, mis arhitektuurselt on vist päris korralik hoone loetakse vist. Aga mis mind alati kummastab, et teatab nii hermeetilis mulje ehitati pangahooneks, aga mis pangad seal mida toimetavad, teatab ikka väga niisuguse krüptilise mulje. Ei saa aru, mis seal toimub, mis inimesed seal käivad ja teevad. Asju seal teevad tänapäeval. Nüüd veel kord vaades sellele Roosikrantsi tänavale, selle pildi ma tegin sellepärast, et siin oleks näha sinu vastas, minu maja vastas otsa paikneb kuulsusrikas kohvik Küllus, mis oli kogu selle kvartali niisugune keskne tõmbenumber, tohutult populaarne koht ja keldrisse läks omakorda alla siis selle kohvik Külluse maalune umbes nagu pool illegaalne niisugune pimendatud osa, kus meie 7. keskkooli õpetajad ja vanemate kursus õpilased käisid mõnujooke tarbimas, tehes nägu, et nad üksteist ei tunne. Niisugune koht. Nüüd edasi. Nii, jah, ja nüüd see on nüüd selle sama kohvik Külluse maja õug, mis on näete jällegi läbi pääsmatu omal ajal, see oli kõik see maja niisugune, see oli kirjeldamatu aroom, mis moodustus briketi tuhast ja kassi pissist ja jumal näeb millest, aga see ei olnud ebameelne, see oli üliarmas aroom ja selle me kutsusime seda Feigini lossiks. Feigin oli sellest Oliver Twistist see tegelane, kes laulis, et you win the situation. Nii, aga nüüd jälle edasi, et selle teemale, et mis on piltidel valesti. See on nüüd selle tänava nurk, eks ole, tundub, et kõik on nagu olema peal. Aga mul on väga silmes, et mis poodide read siin olid, kui see oli niisugune ülielav poodide kett. Siin nurga peal oli kuivainete pood, siin oli alkoholitooted ja kommid. Edasi tuli kalapood, lihapood, piimapood, kartuli ja kõrvitsapood, siis oli väike vahe ja siis tuli raamatupood nimega Võitlev sõna. Praegu me vaatame siin, mis me näeme. Siin oli vahepeal oli Versace, nüüd on mingisugune Schmidt, siin tulevad veel erinevate luksusbrändide asjad. Ja mis te näete väga tunnustelt, ei näe siin mitte ühtegi inimest. See on täna keskpäeval lõuna ajal tehtud piltel ja peaks rahvast voorima edasi, turiste peaks seal käima, siis ei ole mitte ühtegi inimest. Sama poodide front siis nagu jätkus sealt edasi, kõigepealt kõige tähtsam pood, mis oli Margi ehk siis Philadelphia pood siin kohas, mis siin on kirjutatud Eadal Boutique, niisugust mingi sushi-baar, seal on kirjutatud Piret Kuressaar
nii, siin on see bränditooteid nüüd nagu jätkub sealt, nagu edasi vahepeal kirstu, seal oli tore pood, kus tükk aega mingi 10 aastat tagasi müüdi eriti luksusliku daamide aluspesu. Aga siis vist need daamid hakkasid kõik ära surema, igal juhul järgmine hooaeg seal oli kirstu. Ja siis mina elasin, nüüd edasi veel see väike vahemärkus, et sellest, sellest kvartalit 3 või sellest kvartalit blokis ma olen elanud kokku tervelt 6 kohas. Et siin on nüüd minu eelviimane elupaik, võt need aknad seal üleval. Korter, mis peale mille massimõrvar Uno Laht endal kinni pani, kui ta oli Venemaal sõja ajal ja kui ta tagasi tuli, siis ta oli korteri enda välja, meeldiva suurepärane korter, siis ta kolis sinna sisse ja elas seal kuni surmani. Peale seda kolisin sinna mina. Varsti kolisin ka välja. Ja eks ole, ja mida ma nüüd öelda tahan, jällegi see poodide rivi, eks ole, kus oli margipood, tubakapood, kosmeetikapood, siis oli kulinaariapood, Türgi kohvi koht oli vahepeal, siis tuli leiva ja veel kord kommipood. See käis tohutu elu. Praegu, mis te näete, kus on inimesed, keskpäev, vaadake varjuda edasi. Nüüd järgmine maja, kus maja siseselt oleme elanud tervelt 3 korteris. Kõigepealt näete siin, aastal 2000 vahetult enda Ameerikasse minemist, siis vahetult peale seda sealt tagasi tulemist sellel korrusel, siin fassaadis, mis sinna teisele poole ja vahepeal korraks elasin, oli selle kolimise hetk jälle, pidin kolima ümber 40 meetrit eemale, et oodata, kuni vabaneb korter siin all ja väga valuline kolimine oli edasi-tagastest mõttetu 1,5 kuus. See maja, kus ma elasin, see peaaegu paistab siit üle nurga. Ja siis tuli tagasi kolida ja 4 aastat elasin ma nii. See maja oli kuulus siis just nimelt 2000. aastal, kui kunstnikena Mesipuus teda kutsuti. Klassikat Hans Luik ostis selle kuidagi ära terve maja. Ja enne, kui ta siis selle maja uuesti tühjendas ja renoveerimis, seda õigemini tema abikaasa, siis pool Tallinna kunstnikkonda käis sealt majast läbi. Praegu elab nüüd selles minu endis ateljees Erki Merile. Nii, seal sai tõsiseid asju nüüd tehtud, jah. Aga jällegi, et vaadake isegi siin, nüüd jõuame sinna kohta, eks ole, et rääksime sellest 3 kvartalist, aga nüüd see on nüüd siis tänava teise ääre front, mis kuidas öelda pallistab nüüd seda tsooni väga selgelt ja ka kuulub tegelikult sellesama mikromaailma juurde või selle koha juurde, aga siit Sakala tänavast edasi sinna sealt frondist väljapoole, sealt algab juba teine koht ja teised kohad. Siukene on minu selle koha tunnetus. Aga näete, jah, isegi päisev päeval, isegi selles frondis ei ole mitte mingisugust inimliikumist. 15 aastat tagasi, kui ma seal elasin, seal käis tohutud defileerimine. Siis oli hoopis teistmoodi kui nõukogude ajal, aga see oli väga tähtis koht, seal rikaste meeste pruudid käisid edasi-tagasi ja jälle edasi-tagasi. Ja väga tähtsad kohad võitlev sõna, eks ole, siin kõrval, mis oli Seppiku kohvik siin, kus kohtusid nii mafioosnikud kui Kaitseministeeriumi ametnikud, kindralid ja suursaadikud ja kunstnikud. Nii, praegu Reval Cafe, ma ei tea, kas seal ka midagi toimub. Nii, nüüd võitlev sõna täna pildistatud pilt ja kõige kuumem koht Tallinnas läbi terve võib-olla aastakümne, 90. aastatel suure furooriga avatud. Me Enelis Sepperiga tegime veel avamisperformansi, väga jõleda performansi tegime. Katsime ennast verise lihaga üle näoga ja siis tegime suitsu ja siis kustutasime kunisid üksteise sisse. Nii.
edasi toimusid seal võimsad peod tükk aega, praegugi on seal kirjutatud, et linna kuumimad peod, aga uks on lukus ja seal ei toimu juba tükk aega mitte midagi. Nii, mis on sellel pildil valesti ja mis te pakute? Tuleb keegi selle peale. Ikka inimese pole. No see on nii. Siin on valesti see, et vaadake seda seina siin lihtsalt käis Kino Kosmose filmi kuulutus. Need on suured võimsad, need olid omaette kunstiteost, ma olen alati imestanud, tahtnud teada, kes neid tegi, need on tõeliselt kunstiteost, käsitsi tehtud. Ja miljon aastat tagasi fantoom tegutseb jälle, 300 spardalast, me oleme jälle, kus asjad käisid. Aga nüüd siin kohas on tühi koht ja nüüd selline oluline marker, mille peale ma ausalt üles alles hiljaaegu tuli, et võib-olla kõige olulisem tõmbemagnet kogu sellele tsoonile oli nüüd see asi siin, mis selja taha, see on Kino Kosmos. Ja Kino Kosmose pileti järjekorrad ulatusid tihtipeale siia samma kohta välja, kui ikkagi oli inglise filmide nädal, kus näidati Kollast talvelaeva ja samuti kui oli Oliver Twist ja kui oli see helisev muusika, see järjekord ulatus kaugemale. Ja point nüüd nagu selles, et selleks, et siia kinno tulla, eks ole, siis tulid inimesed mujalt linnast, tulid läbi selle kvartali, siin juba see elandas, mitte nüüd siin kvartali sisesed elanikud vaid ta oli, ta pani kogu selle kvartali elama just nimelt see Kino Kosmos ja märkimisväärne selle kvartali elavuse langus toimus just täpselt siis, kui Kino Kosmos põhimõtteliselt crashis, see oli siis 90. alguses, kui seal elab äkki millegi pärast keegi käib. Nii, siin ta nüüd on, kus oli järjekord, on see üldse kino või mis ta on? Aga jah, tore on, et see kosmos, see on ikkagi endiselt alles ja muuseas oma kunstniku selle signatuuri korrus. Et selle põhimõtteliselt see oli mulle eeskujuks. Selle järgi tegi. Nii. Ja muuseas veel ka, et siin nüüd see inimeste liikumise, inimvoog oli ikkagi päris meeletu, ikka rüselus käis pidevalt, ega siin see inimliikumise voog ära ei lõpet, et see käis pidevalt läbi selle õue, selle edasi olid siis need kauplus Meritäht ja EKE projekt, väga tähtis koht, mille, mida ainult arhitekte, kuidagi see erutas inimestel meeldis seal käi edasi-tagasi. Väga naljakas fenomen. Taara vastuvõtupunkt oli ka õue peal, see oli ka väga tähtis tõmbenumber. Nii, et nüüd mingisuguse universaalsemat sorti väite juurde nüüd tahaks jõuda selle kõigega seoses, aga enne veel jah, nüüd siin tänava teist äärt siis palistas hulk aega päris edukalt, päris toimivalt ja niisugune puumajade front oli, kus muuseas oli majavalitsus, mingid apteegid ja sealgi ümber elu käis. See on selge, et see tuli maha võtta ja midagi see uut tasele ehitada, praegu nüüd valmib sinna Das Haus. Saame näha, kas see nüüd paneb midagi elama selles kvartalis või ausalt, ma ikka ei saa aru, kellel on mõeldud, kes peaksid olema need inimesed, kes seal need nagu elama hakkavad, need hinnad on kõrged ja pöörased, inimesed, kellel on raha nii palju, üldiselt nii palju, kui mina olen aru saanud, eelistad Viimsit ja ma ei tea, neid Kadriorgu ja need kohti on palju, miks nad peaksid keskvastas tohutu trammi lärmi, liikluslärmi keskel, nad ei pea. Nad ei tule sinna mõtlen. Ja nüüd mu põhiväide siis, kus ma nagu kogu see jutuga välja tahan jõuda, millega meil on siis nüüd nagu tegemast, et it's a dead city, see surnud linna osas, see ghost city, seal ei ole elu.
piltide peal näete, inimesi ei ole, noh, eks ole, mingisugused kummalise taustadega rikkad, kui seal kuskil elavad, nagu näiteks see Tõnu Laagi maja, mida näitasin teile, aga pole kindel, kas see Tõnu Laagi seal elab, raudselt ei ela, ta elab Hispaanias. Ja kes seal siis üldse elavad, kes peaksid elama. Hästi palju autosid, muidugi teie saab igal pool autot, mingid suurem osa välja üüritud pindadest on tõenäoliselt mitte korterid, vaid mingid bürookesed, kus siis inimesed usinalt käivad tööle, aga koju lähevad hoopis näiteks Viimsis. Ja ma võiksin väga pikalt ja palju põnevaid lugusid rääkida sellest elanikkontingendist, kes seal siis elasid 60-ndel, 70-ndel, 80-ndel, ka 90-ndel. Mõni neist üksikutest fossiilidest on sinna veel jäänud, näiteks meie majas seal Sakala täva nurgal oli Ferdinand Veike näiteks oli, kui ma avasin prügikastidega, läksime viima välja ja siis mul käed kinni, siis mul pidi küünalnukiga ukse lahti tegema ja siis üks onu tuli vastu ja ütles, et issand, kui plastiline. Ja siis ütles, et see on Ferdinand. Kes Buratiinot. Nii, ja ütlen, see on surnud koht. Ja nüüd selle koha siis nüüd veel viimaseks niisuguseks kirsiks, et siit kui selle Das Hausi ehituse vahelt nagu sisse piiluda, näete seal niisugune maja jupp, mis on nagu umbes mingi roogivedur on pooleks lõigunud, poolekski. Ja see oli kunagi Kalevi spordihall, väikeseks Kalevist nimetati, siin oli suur spordi asi külles ja seal ma terve lapsepõlve käisin vehklemise, täpselt oli esmatulid trennis. Nüüd avaneb selline pilt. Me ilmselt muinsuskaitsed keelasid seda maha võtma, et on ikkagi vist mingi arhitektuurne väärtus, aga tagumisel ei loetud seda olevat ja ma ei näis, mis sellest saab, aga pilt on minu meelest pentsik. Nii. Nüüd siis, mis ma rääkisin, et mul 48 kolimist oli, et palju me oleme praegu läbi käinud, 2 vist või? Jah, peaksite siis väga kannatlikul ennast siis seadma ennast, et selle ekskursiooni nagu lõpule käima. Aga vaatan see kell on raadiskus. Jah, valgitund hakkas siin, jõuamegi sujuva lõpusirge peale. Ja et lubasin mingi 2-3 näidet veel juurde tuua, mulle ikkagi 48 siin on siis nüüd, see on Euroopa tänav. See on Euroopa tänava lõpp, seal tagumine ots Kassisabas. See on nüüd koht, kuhu ma kolisin 1984. aasta sügisel. Mul värskelt kositud abikaasa maalikuistlikust, tulevasest maalikuistlikust Lilian Mosolainen oli viimased kuid lapseootel ja Robert Kurvits sündis samas sünnimajas, kus mina ja nüüd sellesse kohta me ta siis tõimegi. See oli tegelikult tohutu vedamine, et me seal saime, me saime 2 korda, toeg ei olnud üldse võimalik, unusta ära. Et sa saad üldse mingi mujal elada nagu oma vanemate juures. Aga me saime 2 korda tüssata, tehti tünga, võeti raha ära ja korter oli pettus tegelikult. Aga siis sattus nagu naeratus, võin naeratada, et keegi ta oli kellameister ja ise helistas, meil oli ajal kuulutus helistas ja et tõesti, ta kolib maale elama ja ema suri just ära ja et ta üürib välja küll. Ja maja oli siukene, et ütleme see maja nüüd, ilus ei ole õige sõna, seda maja imestada, et see maja nüüd, kui siit vaadata, siis selja taga. See on vaade siis selle majas. Ja maja oli, vaadake, ei kõla väga heaendeliselt see mineviku vorm, et maja oli selline, mille iseloomustamiseks sõnas ilus ei ole just kõige õigem sõna. Maja oli otse öeldes üsna kole. Ta oli selline tsaariaegne kolakas
praktiliselt jah, kandiline baraki tüüpi hoone, tohutult räämas ka veel, aga ta oli seest, oli tohutult õdus. Et see proua, siis selle kellameistri proua oli seal ilmselt siis eluaeg elanud ja väga ennast sisse seadnud ja seal ei olnud, ühesõnaga rääkimata sellest, et ahju kütte oli, mis eriti ei töötanud, seal kohe iga talve alguses kanalisatsioon ja vesi, kõik jäätus kinni ja kuni kevadeni kinni, siis vett pidime tooma sealt kvartali eemalt. Ja väike Robert oli siis väike ja just 3 aastat me seal kasvatasime. Aga ühtlasi valmisid just selles majas nii minu kui Liliani kui ka kolleeg Urmas Muru esimesed tõsised näitusetööd. Hiljem võttis selle meie seal kohal üle vend Andres Sallan, kes seal kirjutas nii mõnedki oma elu parimad luuled. Et selline päris tähelepanuväärne koht. Nii, aga nüüd me justkui nagu seisame selle maja ees, eks ole. Ja nüüd siis keerame ringi ennast. Nagu teise maailmasõda. See puust maja, mis olgugi, et ta oli kole, aga ta väga meeleolukalt lõpetas selle tänava ära, see Tupik tänav teatavasti, mis siis see tänav ja on siiamaani Tupik tänav. See tänav jooksis nagu otse meie õue ja see oli ka ta oli nii koht, kui üldse olla saab. Ja seal kohas tehti asju. Aga nüüd, okei, et seal ütleme see uus hoone, mis sinna siis nagu asemele tehtud, kindlasti on ta palju kaasaegsem ja arhitektuuril võib-olla väga viga ei ole, oleneb kust nurgast vaadata, aga peab ta siis nüüd nii kokku mängima selle kuleda majaga seal ja ühesõnaga ma ütleks noia. Nüüd Tõõrõu. See on nüüd koht, mida ka, see on nüüd koht, mis ta praegu on, aga seal oli päris hiljuti üks teine koht. Ja see on Kadrioru pargi tagumine ots, Kirdeservaks vist nimetatakse. Siin kohas seisis niisugune kollane tsaariaegne maja, mis oli kunagi teemaja, niisugune põhimõtteliselt hobuse talli aknad olid niisugune krohvitud, väga meeleolukas jugendstiilis, tsaarikroonu arhitektuuri. Kas keegi mäletab sellist asja seal olevat? Nii, kohe siin oli siis õu oli vahepeal ja siin kohas siis oli samas kompleksis tõenäoliselt sealpool soones oli siis hobusetallid ja midagi restorani taolist või aga siis hotellitoad asusid selles teises hoones, kus siis üldiselt siis linna tulijatel oli siis võimalus nagu teha enne linna jõudmist oli niisugune hobese peatus. See on tema ajalugu, aga mina kõige pesuehtsamal moel skvattisin selle kõigepealt ühe korteri selle maja teisel korrusel aastal 1988, nii, ja järgneva poole aasta jooksul hõivasin järk-järgult kogu maja. Üks hetk oli minu käsutuses, lugesin isegi ära 18 tuba, kahe toa peale või 2 korruse peale kokku, peale minu elas veel siin ühes väikeses nurgas, elas üks jõletamate Vene sõjaveteranist Pramottide perekond, kes iga õhtul kirvestega kaklesid. Nagu ma lasin neile saksakeelselt einstürzt, noibautene muusikat, siis nad kuidagi tasasid. Siuke meede oli mul nende puhul. Aga jah, 18 tuba, aga mitte ühtegi toimivat kemmergut taas ei olnud. Aga sellelegi vaatamata 4 järgneva aasta jooksul seal kohas said toime pandud kirjeldamatuid pidusid. Seal käisid meil koos nüüd punkarid kui tulevased pankurid, kuni mõnigi suursaadik, kui mõnigi tulevane kindral ja kunstnikud ja näitlejad niikuinii.
seal sai tehtud põhiline osa nendest rühtiasjadest ja muid hullusi. Ja kui te veel mäletate, et nende kahe maja vahel asutuses niisugune veider õuerajatis, mis koosnes kärbseseene taolisest parikatusest ja teremok nanaška, see taretareke kanajahvedel oli ka seal õue peal. Et seda nüüd ka muidugi ei ole, väga hiilikad puukuurid palistasid seda serva seal. Ja veel 2005. aastal, ma mäletan seda väga täpselt, ma helistasin Urmas Reinsalule, kes oli mingil segasel moel seotud selle Kadrioru pargi kui presidendi lossi juurde kuuluva kompleksi valdamisega. Ja see, et see on vaba, et ma tahtsin suveajaks skulptuuristuudiaks seda küsida. Sest iseenesest ma lahkusin sellest täitsa ise keegi minema jäänud. Ise lahkusin siit 4 aasta pärast Lasnamäele, kus juures kogu treeniga aastal 1991 ise. Lihtsalt see ilma kanalisatsiooni ja käpsuta, see ükskord saab viljad küll. Aga kui ma Urmas Reinsalu käest küsisin seda, siis ta midagi segast ütles, et ta ei saa anda ja kui ma küsisin, et miks ei saa anda, siis ta ütles veel segasemalt, et ma ei tea täpselt, aga ma ei saa. Ja siis üks hetk see maja kadus. Aga veel üks eriti sürrealistlik moment on sellega veel seoses, et see tekst, mille ma siin täiesti püüdlikult ja väga kohustuslikult kirjutasin selle loengut ka tekstivormis üles. Ja siin on mul eile õhtul kirjutatud konkreetselt kirjas, et umbes mingi niisugune jutt, et nüüd siis seisab selle koha asemel küll arhitektuurselt mõnevõrra kena, aga ruumi tunnetuse poolest erakordselt ebaõnnestunud objekt ja ma isegi kirjeldan seda täpselt, et ta siis on niisugune selle Hollandi stiilis niisugune, öelge arhitekid, mis selle stiili nimi on, et kus see on öelda miljöösõbralikuks, nimetatakse kalamajas igal pool nüüd hästi palju, kus on maja kaetud niisuguste puitu nagu restidega. Mis selle stiili nimi on? Restidega? Jah, just. Aimatu? See on see tänapäeval, see on igal pool, et klaaspakett aknad ja siis on need niisugused rõdu või lauad on niimoodi. Ma ei tea, miks seda tehakse, miks see moodne peaks olema, aga see on jube levinud ja kuidagi noobliks seda peetakse ja miljöötundlikuks seda peetakse. Ja siis ma kirjeldan siin seda maja niimoodi ja ma olen täiesti kindel, et ma olen seda maja näinud, kui ma klassivendadega käisime seal ükskord juhuslikult läbi, siis ma näitasin neile seda ja me arutasime, et teevad ikkagi asju, aga te näete, seda maja ei ole. Ja kui ma täna läksin täie veendumusega seda maja pildistama seal, siis mu šokk oli ka päris niisugune, kuidas öelda, mitmekordne, et ei olegi maja. Ja mida see siis nüüd nagu aju, mida see mälu teeb, eks ole, et mäletate ju seda minu lugu selle Eesti Panga asjaga ja mis triki mu mälu või kujutlus nüüd nagu siinkohast tegi, mine tea, aga ma pakun, et siin on tegemist niisuguse fantoom või kummitusmajaga, et ilmub mingi hetk ja siis sama müstisel. Aga mis siin imestada, kui majad ilmuvad ja nagu see ametiühingute majagi oli, ta ilmus sinna päris kiiresti ja äkki plaks tuli ta kadunud, aga siin ei ole midagi imestada, nii need asjad käivad. Nii, ja siis nüüd kogu loo lõpetuseks, et kuhu me siis välja jõuame. Lähme siis uuesti Google'isse. Nii, kus me oleme Google'isse? Nii, lähme search'i. Ja siis, mis te arvate, kuhu me välja jõuame? See ei ole, kes teab, mis üllatus. Pakume. Me räägime kõige drastilisemat sorti kohtade kadumistest maailmas.
20 on. Bravo. Vastus on kahtlemata õige või hoias. Nii, noh, siin need pilte on võimsad, aga üks karmimaid on see, kuna, kus tuli. Kas see on tule lahti? No nii, see on karm just selle tõttu, et pildistatud selle kokkukukkumise hetkel, kui ta kukub. Ja see on nii. Et see on jah pildistatud kokkukukkumise hetkel ja see on hetk, mida ma nägin koha peal. Ma olen selle lugu nagu väga palju rääkinud igal pool. Ma seda pikalt uuesti rääkima ei hakka, aga põhimõtteliselt jah, ma nägin seda hetke, kui see torn kokku kukkus oma ateljee koridori aknast. Mitte midagi teadmata, mis toimub naaber, ütleb, vaata aknast välja, vaatan, siis torn kokku. Ja see on ikka väga õudne, see on nagu umbes nagu negatiivne tuumaplahvatus veel, et torn väga kiiresti, ta nagu vajus maa alla, kohutavalt õudne. Nii, mis siis nüüd siis juhtus, jah? Et kaks torni läksid katki ja see lokaalne asukoht kahtlemata muutus, aga minu jaoks muutus terve New York kui koht ja sellist New Yorki kui kohta, mis sinnamaani minu jaoks oli, nii kohutavalt äkki, enam ei olnud olemas. Ja ma ei ütle, et ma sinna kunagi tagasi ei lähe, aga fakt on ka see, et ega ma ei ole sinna veel tagasi läinud küll ja see koht sellisena, nagu ta oli, kadus. Nii, see oli siis nüüd minu viimane näide ja prooviks teha ühe sellise universaalsemat sorti nagu tõdemusliku kokkuvõtte, liiategi kuna siin on arhitektuuri spetsiifilised inimesed. Ja et kõige selle ekskursi tulemusena ma jõudsin endamisi siis sihukese järelduseni, et tegelikult see kohtade kadumine siin niisuguste, eriti just kesklinna kvartalite puhul, ja et selles ei ole midagi iseenesest ebaloomulikku, et see ongi tegelikult kõige loomulikum protsess, mis üldse on kohtade muutumise puhul. Ja eriti kui tegemist on kiiresti muutuvate, kiiresti arenevate, intensiivsete linnadega, eriti kui tegemist suurlinnadega, Tallinn päris suurlinn ei ole, aga pealinn on ta ikka küll ja ikkagi päris intensiivne. Ja kui siin, eks ole, meil toimub just nimelt kesklinna kvartalitega niisugused, ikkagi, ma ütleks, võiks mõelda selle peale või see peab mõtlema panevad lood, et ka kolm kõige kesklinnamad kvartalid on ghost city, seal ei toimu elu, turistid ei ulata, turistid ei lähe sinna, jääb marsrutist kõrvale. Seal ei elata, seal ei toimu hängimist, elu, seal ei toimu pidusid, midagi toimub. Et mingisugused mõttetud butiigid on see. Et nüüd siis nii, see päris kindlasti ei ole ainult Tallinna fenomen. Ja nüüd just nimelt, kui väga hea paralleel siia kõrvale ongi New York. Et New York on selline eriti intensiivne linn ja vaadake, kuidas seal nagu ajaloo jooksul on olnud, tuletame meelde. Et näiteks see New York, mis oli New York 19. sajandi keskel, väga ilusti on seda ilmekalt on demonstreeritud filmis New Yorgi jõugud näiteks. See oli nagu ruumistruktuuriliselt ju ka täiesti teine asi, seal ei olnud seda Great tänava võrk. Üks olulisemaid, nagu võiks öelda jah, kesklinna markeerivad tsentrid oli see 5 Points, mis oli siis nagu 5 pulvari kokkujooksu koht, seal toimusid kismad ja sõjad ja linnapea valimised ja kõik seal toimus. Natuke maad eemal, umbes seal, kus on vist see West Village või kuskil seal kandis selline laiutas ilmatu järv, mis tegelikult oli soo, mingi jube haisev soo. Ja kogu struktuuri täiesti teine.
üks hetk siis uus planeering, uue mõtlemisviis sõitis sellest nii jõhkralt üle, et sellest 5 pointsist ei ole mitte mingisugust strukturaalset jälge linna struktuuris. Nii, aga nüüd edasi, eks ole, nüüd vaatame nüüd, millised muudatused seal nüüd nagu tänaseks päevaks on toimunud või isegi ütleme ennem seda olnud. Ja nii, et näiteks Financial District, kus on see Wall Streeti asjadeks, et see on ju täpselt see koht, mis peaks olema tohutu turistide magnet. Seal on enne olid need pilvelõhkud, aga ka siis, kui nad olid. Ja ma mäletan ikkagi selgelt seda, et mingi õhtul kella 7 alates, mitte ainult see, et inimesed ei ela, seal käivad tööl, aga sinna ei läinud ka turistid, seal ei olnud poode, klubisid, mitte midagi. Ghost City, kõige pesuvehtsam Ghost City, samal ajal kõige maailma keskus, Wall Street Trade Centeri ümbrus. Et kuidas see saab siis niimoodi olla. Aga see on kuidagi niimoodi, et mingites tingimustes asjad ei hakka tööle. Kuidagi planeeritakse küll, et arvestatakse, et see on nagu tohutu tõmbetsenter, aga mingid erinevate asjaolude kokku langemisel asjad ei hakka tööle ja inimesed ei käi sinna. Vaid käivad hoopis imeks panga vahtu on seal nüüd siit vaadata, kuhu poole siis sinna. On see New Yorki või Manhattani niisugune tohutu lahmakas, mis nagu pungub välja. Selle nimi on Lower East Side. Ta on iseenesest hästi inetu linnaosa, ta on umbes nagu, ma ei tea, Lasnamäe või väga 50-ndatel tehtud paneelmajad, tohutu linnaosa. Aga seal käib elu kusjuures, seal käivad turistid, seal käivad peod. Kuidas see niimoodi nüüd saab olla? Ja veel sellest samast New Yorgist on õpetlik näide on siis veel see, et peatanav Broadway, eks ole. Times Square'ist allapoole, Times Square põhimõtteliselt lõpeb 42. tänavaga. Ja nüüd kõigest 2 plokki edasi, võib-olla 3, 40. tänavast allapoole kuni 32. tänavani, kus on Empire State Building. Broadway's on täiesti surnud soov, kusjuures seal on pilvelõhkujad, seal on elamuteks mõeldud, kontorites mõeldud pilvelõhkujad, see on päris ikkagi ulatuslik niisugune sõna kõige otsemas mõttes kesklinna piirkond, kujutad ette paar kvartalit Times Square'ist edasi. Aga sinna ei käi kunagi ükski turist, eriti öösiti. Öösel magavad seal kodutud koerad ja kodutud inimesed. Ja majad on, pole ühtegi tuld, seal ei põle, seal ei elata, see on kohutav tuul puhub, seal kõige Broadway kõige tuulisem koht. Olen korduvalt seal läbi jalutanud ja see on nii. Miks see niimoodi on? Maailma linna keskel, samal ajal Soho on ka välja surnud, aga samal ajal lõks edasi kõrvale East Village, niisugune elu käib, vaata, et majad, seal ei ole nagu elu kvaliteet, ei olegi seda, mis vanad küllaltki lagunenud majad, aga seal käib elu ja seal elatakse ja turistid käivad ja kõik on. Nii, ja ilmselt me võime neid näiteid tuua veel, aga kes siis sõnastab selle siis täpselt lauseks ära, et mis see point on. Aga me räägime nendest vastuolulistest momentidest, just need kesklinna näidetel, kus kohad kaovad, ikkagi päriselt kaovad ära, nad ei elustu mitte kunagi ja miks see nii on, arhitektitel tasub mõistatada, mina rohkem oma peale ei vaeva. Ma selle, kui nii kaua, kui te või küsimusi mõtlete, ma hea meelega lõpetaks hoopis muusikaga selle oma jutu. Ja kui te mäletate, oli niisugune tore bänd nagu Genesis. Ja neil on niisugune plaat nagu Lamb Lies Down on Broadway.
teate seda plaati? Nii, kes on fännid, see on võimas plaat ja seal laulja Peter Gabriel nimelt kujutabki tegelikult täpselt, kirjeldab selles laulus just nimelt seda Broadway lõiku, kus siis lammas ja ma võin teile kinnitada, ma olen näinud seal isiklikult pilti, kodutu magab, ma vaatan, kas see koer on tal kõrval, ei ole valge lammas, isiklikult näinud see pilt, aga muidugi ta oli kuulanud Genesist ja Peter Gabriel pani heroiini palju ja nägi selle pärast seal lammast. Aga ma isegi ei laseks teile seda Lamb Last on Broadway nimilugu, vaid tegelikult järgmist lugu, mis kõige paremini võib-olla kirjeldab selle olukorraga. Nii, kas helida tuleb? Kus meil ei ole ju kõlarid. Kõlari kokku. Siis me annan asjad ette, kui see tulema ja õigus, vabandust, ma oleksin pidanud selle installeerima, nii et las see lugu kõlab teil peas ja kodus minge ja pange peale. See on nüüd teine lugu, ilmselt Fly on a Windshield ja väga võimas lugu. Aga nüüd siis mina oma loengulise osa lõpetan. Aitäh sulle. Ja ootan küsimus. Aitäh sulle selle suurepärase subjektiivse, personaalse, mis iganes jalutuskäigu eest Tallinnas, Tallinna kesklinnas, et esimesed poolloengut mul tunne, et sa oledki kolinud 40 korda 100 meetri raadiuses, et sa oled ainult kesklinnas elanud ja olnud ja tegelikult see kirjeldus sellest lapsepõlvest ja kontidest ja nendest hoovimängudest illustreerib väga hästi seda, kuidas kohad tegelikult sünnivad inimeste peades ja tema nende enda sellistes subjektiivsetes mälupiltides, et mingi teine laps või teine inimene samast ajast võib-olla mäletab seda kanti ja kvartalit hoopis teistsugusena ja teada on ju ka see selline nõukogudeaegne korterikriis ja see paine, kuidas tegelikult kõik tahtsid sealt kesklinna urgastest Lasnamäele, Mustamäele, nendesse samadesse sooja vannitoaga korteritesse, et seal on väga palju lugusid ja väga palju asju kindlasti hargneb ja see just nimelt on selline väga personaalne vaade ilmselt linna ja ühte kanti, aga ilmselt mingist vanusest alates sa ju hakkasid valima, niivõrd kui see oli võimalik, kuhu kolida, miks kolida, kas kesklinn on ilmselt olnud sinu jaoks oluline ja kas on olnud oluline see, mida sa praegu nii-öelda taunid, et seal ei ole elu, seal ei ole neid poode, seal ei ole inimesi. Sinu jaoks on olnud oluline elada selle elu keskel. No jah, ma loen siit mitut küsimust, et üks asi on jah, et ega ma ei ole eluaeg suugi tahtnud seal elada. Et 80. alguses, kui ilmselt mõisti ülikooli õppemindud, siis ma iga hinnast tahtsin sealt minema saada. Esiteks, et oma vanemate kodust minema, eraldi elama ja nii, aga üldiselt kogu see keskkond hakkas ju ka väga painavaks muutuma. Näiteks sellele tema tõsised varjuküljed, et juba kas või see miilitsete patrullimine selle edasi-tagasi, siis see seal oli see, kuidas on ideoloogiline pitser, väga rängalt oli kohe. Aga teine küsimuse pool, et kas mul on kurb või nagu tahaks ma elada seal melugas. Mul on lihtsalt kurb kõrvalvad, ma ei taha seal kindlasti elada praegu, ma tahan tegelikult olla, praegu elan Polümeeri tehases ja väga tore ja lõbus on seal. Kesklinna lähedal, see logistiliselt on omamoodi ka ikkagi sellise elu ja melu keskel? No jaa, see on elu ja melu on palju, eks ole, et kesklinna lähedal ja sellel on sellist New Yorki stiili ja touchi, eks ole, et tehas on neid, kes elab siis tehases, New Yorgis elatakse. Ja samal ajal on kesklinna kvartalit tühjad ja kõledad, et siin on mingi teatud paralleel. No ma ei tea, kas ma vastasin see küsimus. Ja ma just mõtlesin, et ilmselt vastus on jah see, et see teatud mõttes selline melukära ja aktiivsus sulle nagu
sobib elukeskkonnana, see ilmselt ka inspireerib nii edasi. Jah, aga nüüd, kui need kesklinna kvartalite võimalikku tulevikku vaadata, et ma ikkagi, mul on kurb vaadata, et ta seisab. Et ma tegelikult tahaks näha, et seal läheb elu käima, eks ole. Aga mitte, et ma ise tahaks sinna elama minna selle pärast. Siis on süda rahul oleks mulle. No eks see üks märksõna on see gentrifikatsioon, millest palju räägitakse, et kuidas kesklinnad või teatud linnaosad muutuvad vanast elust tühjaks ja kinnisvara arendajate üsna ühetaolise tegevuse tulemusel muutuvad nad teatud ühe klassi või jõukama klassi inimeste keskkondadeks ja need ei ole enam nii heterogeensed, nad ei ole enam nii mitmekesised, seal ei ela enam eri inimeste tüüpe. Kalamaja on võib-olla kõige selline värskem näide, kuhu on ilmselt võimatu enam nii-öelda normaalsel inimesel korterit soetada. See on vist isegi mingi statistilis-teaduslik mingi tähelepanek, et kui ühte raudteed taotakse, kindla peale minnakse liigemassidest, ütleme kinnisvara arendajad, nad ei taha riskida ja nad käituvad enam ühte moodi, siis nad kõik kokku mingis mõttes crashivad. Et midagi taolist on juhtunud minu meelest seal kesklinnas, et panustavad kõik liiga ühte moodi. Ja üks põhiline viga, mis nad minu meelest teevad, on, et nad tõesti mõttetult hoiavad ka renoveerimata korterites hindu tõesti mõttetult, uskmatult kõrged. See oli muust põhjus, miks ma ära tulin sealt Uno Lahe korteris. Kui nad laseks hindu natukenegi allapoole, siis seal koht läks elama. Näiteks Berliinis suudetakse seda teha. Seal ei ela lollid inimesed. Ja näiteks kogu siis see Kurfürstendamme või tagused sellised ülinooblid, palju nooblimad kvartalid, kui siin on palju odavamate hindadega üüritud välja 600 ruutmeetrised kvartalid, seal jaksavad elada boheemlas kommuunid. Et hiljem siis seal ida poole peal. Niisugune mõistlikkus on meie kinnisvara arendajatel täiesti puudu. Aga muidugi, kes siis võidavad, et kes mõtlevad teistmoodi, vaadata, kuidas Telliskivi-linnakal käivad, kuidas Kalamaja-linnakal. Jällegi, kes oleks võinud arvata. Mina ennustasin seda, aga kui ma seda ennustasin 2000-ndate alguses, ma kirjutasin Ekspressis terve artiklides, et ma leidsin hämmastavalt vähe mõttekaaslasi. Aga nüüd on juba kõik on nüüd enam ei saa. Kõik Pelgulinnas. Pelgulinnas ka ja Kalamajas ka. Nüüd on juba Noblessner võetud ja varsti lähevad Kopli liinid. See Kopli kandis ei ole elanud oma arvukatel. Kopli on üks väheseid kohti, kus ma ei ole. Ma olen elanud Kalamajas, ma olen elanud Kristiines, ma olen elanud Mustamäel, Lasnamäel, Kadriorus, Nõmmel, aga Koplis. Jaan Toomik on. Jah, ta on sellest ka rääkida kirjutanud. Kopli liinidel kohe. Ligi 50 korda kolida on ikka keskmise Eesti jaoks päris palju. Väga kurnav, et kas mõneti on see olnud sinu teadlik valik, mõneti, et kuidas sa sellistes tingimustes kodu mõistet üldse mõistad või kas ta on üldse sinu jaoks oluline või on see lihtsalt pind, kus korraks peatuda ja oma asju teha? Üks hetk ma jõudsin sellise filosoofilise tõdemuseni, et kodu on minu sees, kodu käib minuga kaasas. Et see ruum, mille nagu selline nomaadi printsiip on, et sa telgi pakid oma asjad sisse ja järgmiselt kohta laotad oma telgi lahti ja sõna otses mõttes nomaadi eluviis. Sest et ma olen tähelepannud ka seda, et ükskõik kuhu kohta ma sisse kolin, et kõik kohad interjööri selle sisestruktuuri mõttes, sisefiili mõttes on hämmastavalt sarnased, et otsemaid ma laotan ma maalid laiali, otsemaid ma värvin kõik seinad valgeks ja siis ma panen oma raamatuid, mööblit on mul vähe. Mõtlesin, et sul asju on ilmselt vähe. Tegelikult kokku on neid kohutavalt palju, aga mul on näiteks mööblit on mul vähe, mööblit mul sisust ei olegi, et raamaturiiulid, raamatud ise moodustavad riiuli. Ja ma ei tea, lauad improviseerid või niimoodi. Aga väga palju on raamatuid ja siis seda kunstisõdi, mida muud kui toolan. Näiteks viimane kolimine nüüd sellest on juba 4 aastat tagasi toimus polümeeri tehase siseselt A-plokist B-plokki
üks korrus kõrgemale. See oli muuseas mu elu üks olulisemaid kolimisi, sõprade abiga viisin läbi 3 kuud ma kolisin maja siseselt. Aga miks, aga selle aja peale ma kuidagi järsult nagu seda põhiliselt just selle kunstisudi nagu jubedalt kasvas seal satelliidis. Kas on rahval ka küsimusi? Ma ei hakka mikrofoniga jooksma, et võib lihtsalt küsida. Võib lihtsalt küsida või see sama kohtade kadumine, kohtade muutumine, kas... Osutus mõni koht ära kaotada? Aktsiooni käigus või kuidagi... See on hea küsimus, sest mõni koht on väga jäle. Mulle praegu ei kangastu, aga ma tean, kui sa praegu nüüd küsisid, et mul kohe tuli ette, see tunne tuli tuttav ette. Et on küll sellised kohti, mida ma vaatan peale ja ütled, et see koht on maamunadelt ära kaotada. Siin Tallinnast? Kindlasti, neid kohti on, aga jah, kahjuks konkreetse vastuse ja nullu. Kas sulle meeldivad pigem sellised inspireerivad kohad, mis on natuke, juba nendest lapsepõlve kirjelduses jäid mul meelde ikkagi need surnuaiad ja kondid ja siuke morbiidne dekadents, et kas ja hiljem need tehastes elamised ja kas sa ikkagi ju, kui võimalik, siis sa valid seda atmosfääri ka, mis sul seal oluline selles kohas on, et selline 4-kandine valge Mustamäe korter, et kas sa seal nüüd kujutaks ette? Siin jah, kaks küsimust ma siin kuulen, et esimene on see, et kas mul nagu see morbiidsus ongi nagu seda olen. Selle peale vastaks niimoodi, et ei ole ma nii väga morbiidne inimene ega kuri inimene suugi mitte. Ma olen uskumatult teasüdamlik ja leebe, selline jobu. Aga ma saan aru, et mulle sobib selline. Just. Mulle sobib selline. Attitude. Sa oled kirjutanud raamatu. Kurjale endalisuse küll. Aga siis see teine pool oli, need kohad, et kas sulle pigem sobib selline, et sulle ei sobi see neutraalne valge kast, vaid pigem selline natuke pöörane koht? Seda küll, selle otsuse olen ma enda sisemas küll ära langetanud, et kuidas ma olen terve 7 aastat elanud Lasnamäel. Ja muidugi ma tegin sellest ka oma space'i. Aga selle tulemusena ma olen ära otsustanud, et niisuguses traditsioonilises korteris mina elama ei hakka kunagi. Mitte kunagi. Lihtsalt ma olen parem, ma ei tea, garaažin või üks kohas. See üristab vaibu sulle? Ei, see on ahistav. Jaa, täiesti füüsiliselt, see on ahistav. Ütleme, kõik see teadmine nendest naabritest ümber, nende hääled on ju siis... kuidas öelda, et siis see ruumiline ahistus ka, et esiteks puht professionaalselt ma vajan vähemalt kõigest, vähemalt ühte suurt ruumi, väiksed ruumid mulle ei sobi. Ja näiteks see Sakala tänava maja seal nurga peal ja see Uno Lahe korter ja siis veel jäi mainimata võitleva sõna peal 4. korrusel elasin samamoodi. Need korterid ühendas üks ruumistruktuur, see kodanlikuaegsed korterid, aga need 2 tuba oli omavahel lükanud ustega eraldatud, seal oli nii-öelda söögituba ja siis elutuba ja söögituba, aga vahepeal lükati siis need uksed lahti ja see võimaldas sellest asjast kokku saada ühe suure ruumi, mis mul oli piisav maalimiseks. Ja väiksemaga ei mängi välja, aga korterites vist tänapäeval ehitatakse, projekteeritakse, kui nad ei ole mingid tohutud rikkuri korterid, mida ma ei jaksa üüridagi. Et siis mulle nad ei sobi, ma ei taha. Kas tähelepanu ruumile ja linnakeskkonnale ja samadele muutumistele ja see isikliku eluruumi suuruse ja kõrguse teema, kas see kõik on otsapidi seotud ka sellega ikkagi, et sa oled õppinud arhitektiks või kui palju sinus on või kui tähtis sinu jaoks on, et sa omad seda paberit? Paberiks, aga see, ma arvan, et kui ma ei oleks õppinud arhitektiks, et siis kindlasti mul seda ruumi
kogemust, arusaamist ruumist, no ma arvan, mul ei oleks. Ma oleks selle, mis nende kohta öeldakse. Noh, ma oleks ikka rumal harimatu selle kohalt, siin on ikka vaja seda ruumi harimust täpselt. Tunnetada, noh ma näen, et inimesed, kes ei ole õppinud arhitektuuri, kes aga armastavad ka ikkagi, asja armastavad. Dilettant, jah. Et näen neid ruumi diletante ikkagi palju, nad on armsad inimesed, aga ma tunnen neile kaasa, et kui ma saan, ma ikka aitan, et inimene tahab ruumi ilusti nagu kujundada ja otstarbekalt, aga ta teeb nii elementaarseid vigu, et ise ka imestab, et miks tal ebamugav ja halb olla. No siinkohal ongi arhitekt tuleb appi ja siinkohal tõesti see arhitekti haridus ikkagi väga aitab. Sest tegelikult ma lugesin, et sa tahtsid minna üldse graafikat õppima ja arhitektuuri läksid ainult sellepärast, et graafikasse oleks keeruline sisse saanud ja kavatsesid kohe üle minna, aga siiski sa õppisid oma aastad selle ära ja pärast veel töötasid 4 aastat tööstusprojektis, mis oli üks päris hirmus koht vist. No ma olin paras pätt ikka noorpõlves, nagu terve meie klass oli, aga neist pättidest said ikkagi asjalikud tegelased, nagu paar pankurit meil, Hannes Tammer ja Peeter Luik ja kes meil see, Hans Asja. Ja me olime hirmsad pätid, aga me olime seda sorti pätid, et me ei jäänud vahe. Ja selle pätliku attitude'ina, nagu see rebel attitude. Ja selle hulka kuulus ka see oli täiesti kontseptuaalne värk, et Erkisse sisse saada ja et hoopis niimoodi, sa teed eksamid hoopis arhitektuuri, kuhu oli lihtsam sisse saada ja konkurss oli palju väiksem. Ja siis oli plaan üle minna, ja. Aga üleminek oli see nagu niimoodi ebaõnnestus. Ja selles mõttes, et ma käisin graafikasse, ma tahtsin minna. Või hakkas sulle Artur meeldima? Ei hakanud, aga juhtus hoopis niimoodi, et tead ausalt jumala hea, et mul ei õnnestunud see. Aga ma käisin usinalt graafikaringis ja niimoodi ja siis, kui ma läksin professor Luhteinile nagu näitama neid töid, siis Luhtein väga heatahtlikult veel ütles, et peate veel nagu harjutama detailitundlikkust, et mingi vana linna ei joonistage neid laternaid seal. Et mul on nüüd ka ornamendiraamat, et ma arendame neid ornamenteid. Aga ma olen selleks ajaks nagu juuksed siia vanem, ma olen hirmus radikaalne vend. Ja siis seda Luhtile juttu kuuledes mul lihtsalt läks nagu süda pahaks. Oleks väga halb. Ja siis ma eeldamisi otsustasin, et jääb ära. Sellisesse osakonda jäi? Lihtsalt jääb ära. Aga maalikunsti ilmutuse sain ma hoopis sellest, ma olen rääkinud siin samas majas, et Viljan Künnapuu juures olin assistent ja 5. kursusel. Nemad käisid välismaal ja neil olid need välismaa ka tolle hetke kunsti nagu kataloog, mida kellelgi kusagil siin ei olnud transavangard ja neoekspressionism ja need asjad olid siin täiesti tundmatud. Aga nad tõid nagu see vahetult toimuva kunsti kataloogi siia, kui ma nägin siis esimest korda need transavangard ja neoekspressionismi maale, siis olid nii erinevad nagu siin see kunsti arusaamast, kui üldse olla saavad. No siis see oli minu jaoks ilmutus ja elu oli väga saatusega otsust. Niisugused käigud elus. Ja see saatus on siiamaani otsustatud? Jah, tundub, et see on pöördumast. Kas juttad nendest kohtadest ja nendest elupaikadest ja kohtade kadumisest on sul plaanis teha mõni teos, töö, seeria? Just nimelt, et on jah, et nagu sa kohe alguses ütlesid, et kui sa mulle helistasid, et siis mul oli see mõte olemas ja täpselt nii oligi, et just et tagasi olime siis põhimõtteliselt tulnud sellele avastusele, et Jesus uskumatult paljudes kohtades, kus ma elan, neid kohti ei ole enam, see on nagu hävinud. Aga neist ei ole isegi fotosid ega midagi ja siis mul kiirelt küpses nagu enesest mõistetav lahendus, et siin ei ole ju midagi enesest mõistetavat kui mina kui kunstnik, et ma nagu joonistan, ma
nagu reprodutseerin need kohad, mida ei ole fotode peal, kui lihtsalt mälu järgi. Ja siis ongi jah, plaan teha üks niisugune selline personaalne mälu järgi, ilmselt neist tulevad ikkagi maalid, aga mine tea, joonistas maal, eks ole. Aga siin on eesmärk just olla dokumentaalne selles mõttes, et dokumenteerida seda. See on ikkagi sinu mälestuse piires dokumentaalne. Täpselt, ja siin ma kavatsen olla sügavalt autentne. Ma oma mälestuste vastu ei tohi eksida. Aga kui te juba kuulsite, et mis siin toimus, eks ole, et kui ma näen mingisugused maju, mida ei ole ja Veel viimane küsimus, võimalus jagada muljeid või jagada elamusi ka kohtade kadumisest või mõnes mõttes me oleme juba, Eesti on nii jätkuvalt selline üleminekuühiskond või seda oli ka juba siin 10-15 aastat rohkem, seda rohkem, et see kohtade kadumine ja majade lammutamine otse kesklinnas muutus omamoodi normaalsuseks ja selliseks progressimärgiks ja et mingi hetk inimesed harjusid sellega ära ja seda eriti veel sellist nõukogudeaegset pärandit ja kihti peeti normaalseks või õigustatud selle lammutamine ja igasugune ka vana substantsi lammutamine, et nüüd on see meelsus kindlasti muutunud ja selline kogukonnatunded ja muinsuskaitse kõik on kindlasti kaasa aidanud sellele, et nii kergekäeliselt enam midagi ei lammutata jah, aga ma arvan küll, et see emotsioon ja tunne, et see on väga palju seotud ka meie kontekstiga, sellise postsovetliku väga kiiresti areneva ühiskonnaga, mis üks hetk pidi väga palju lammutama. Ega ma ei kahjatse siin, et nüüd see imearmas Sovjeti jälle ka on nagu suures osas ära kadunud, aga et sellest teatud selline poeetiline ülevusmoment, et see on ikka niimoodi, et kui midagi suurt kaob, et see tunne, see on niisugune ülev ja nukker tunne, et mulle meeldib selle tunne peal sõita ja see fiili küsimus. Aga siis, mis veel üleminekulistusse ja ajutistesse olukordadesse puutub, siis vaadake, kui paradoksaalne on see tõdemus, et tegelikult kogu see sovjeti aegne, üldse on see ruum kui niisugune, ta oli ju ajutine, eks ole, see oli sõjajärgne, kuidagi nagu ära lapitud olukord, kuidas olid need kommunaalkorterid, see oli ajutised lahendused. Aga see ajutisus paistis olevat igavene, ega see ei paistnud lõppevat nagu kunagi. Perspektiiv paistis olevat, et ongi nagu Veneetsia, vaikselt kattub tolbuga kõik ja nagu hääbub. Aga vaadake, eks ole, mis siis nagu juhtus. Ja siis teistpidi, vahepeal oli meil pikalt see üleminekuperiood 90-ndatest, mis minu meelest kestis kuhugi 2005-26 järgi ja siis toimus nagu järsk, väga järsk nagu muutus. Aga siis omakorda, eks ole, kui te mäletate need 15 pluss aastat 90-ndad ja pooled 2000-ndad, kus oli nii-öelda üleminek ja elu metsikult käis, aga tegelikult vaadake ruumisituatsioonis praktiliselt ei toimunud midagi, eks ole, putkad olid ja reklaamid tulid. Jah, reklaamid ilmusid peale, aga kõik, see on niisugune ajutine väärtus. Aga sisuliselt ega midagi suurt ruumi mõttes ju ei muutunud. Jah, kas kuskil 2004 miljardi sai või see uus Viru keskus valmis ja siis natuke aja pärast Solaris ja siis nagu inimesed tajusid kesklinnas selliseid massiivseid. Jah, see on massiivsed muutused, aga vaatake, kui kaua kestis siis seal see marsruuttaksode plats, see tundus nagu väga igavesti olevast. Samal ajal kõik ühiskonnakord muutus, kõik muutus, aga jälle oma väärtus. Jah, aga Artur on üldiselt aeglane kunstik. Nii, aga ma tänan sind väga tulemast ja edu edaspidiseks, edu kohtade kaardistamisel siis esialgu mentaalselt ja siis mõne aja pärast ka juba materjalis nii-öelda pildina. Suur tänu, ma omalt poolt tahaksin loota, et ma niipea tõesti ei peaks kolima, mulle hirmsasti meeldib ja pole päris
aga teisest küljest, et jah, nende muutuste kohta, selle dokumentatsiooni ja kunstisarja, selle ma kavatsen küll ära teha. aitäh!